Kõik jälgivad kullahindu, otsides märke krahhist. Nad jälgivad valet asja. Tõeline hoiatusmärk on sinu ukse ees või köögis. Aastal 2025 sulgesid Ameerika suurimad karbitootjad jäädavalt 10% USA papitootmisest. See on suurim kokkuvarisemine alates 2018 aastast. Ja kui ettevõtted lõpetavad kastide tootmise, tähendab see ainult üht. Tooted ei liigu ja ülemaailmne nõudlus hääbub. Ja see majandusšokk hakkab sinu pangakontot mõjutama. Käputäis ettevõtteid on Ameerika pakenditööstuse keskmes. Smurfit Westrock, International Paper Job Packaging Corporation of America. Suur kolmik, koos moodustavad nad USA papi tarneahela selgroo. Peaaegu iga füüsiline toode Ameerikas läbib mingil hetkel nende pruune kaste. Aastal 2025 sulgesid need ettevõtted ja nende konkurendid jäädavalt tehaseid, kaotades umbes 3,9 miljonit tonni tootmisvõimsust. See on umbes kümnendi kogu Põhja-Ameerika tootmisvõimsusest. Ainuüksi selle ühe aasta sulgemised olid peaaegu 2 korda suurem kui kärped, mis järgnesid 2008 aasta finantskriisile. Ja 2008 aasta oli suurim majanduslangus pärast suurt depressiooni. See ei ole terve turu käitumine. Ainult International Paper sulges Georgias 2 suurt tehast, mis suutsid toota peaaegu 1 miljon tonni pappi igal aastal. Umbes 1100 töötajad kaotasid oma töö. Seejärel suleti Red River millitehas Louisianas koos täiendavate tehastega mitmes osariigis. Ettevõte on kavandanud veel vähemalt 7 sulgemist, mille tulemusena koondatakse 2026. aastal üle 700 inimese. See ei piirdunud ühe ettevõttega. Smurfit Westrock vähendas iseseisvalt üle 500 000 tonni tootmisvõimsust, sulgedes tehase St. Paulis, Minnesotas ja lõpetades kartongitootmise Texases. Need sulgemised kaotasid umbes 650 Ameerika töökohta. Isegi Packaging Corporation of America hakkas tehase võrku kärpima. Tööstusharu ülesed töökaotused olid alates 2024 aasta lõpust ületanud 4500 kogu Põhja-Ameerikas ja Euroopas, mis on võrdne terve keskmise suurusega tehaselinna kadumisega umbes 1 aastaga, vaid ühest sektorist. See oli papitööstuse veresaun. Muidugi, sulgemised ja ümberkorraldused on äris tavalised. See on normaalne praktika, aga seekord tundub see teistsugune. Terve tööstusharu loobub tehastest, mille ehitamine võttis aastakümneid ja miljardeid dollareid. Üheks põhjuseks on see, et tellimusi lihtsalt ei ole. See polnud mingi üheaastane anomaalia. Alates 2023 aastast on papitööstus kaotanud ligikaudu 5,4 miljonit tonni tootmisvõimsust, mis analüütikute sõnul on üks suurimaid kokkutõmbeid, mida see sektor kunagi näinud on. Aastaks 2027 kaob veel 3 miljonit tonni tootmisvõimsust püsivate sulgemiste ja tehaste ümberkujundamise tõttu. Et mõista, mida tähendab ühe aastaga kaotatud 3,9 miljonit tonni. Kujutage ette, et 4 Ameerika suurimat karbitehast lammutatakse ja neid ei taastata kunagi. Sest tehased ei sulgu tavapärase aeglustumise ajal niimoodi ning sellel on tohutud tagajärjed. Maailmakaubanduse füüsiline raamistik võetakse reaalajas lahti tehas tehaselt, linn linnalt. Aga et mõista, miks üks seisma jäänud tehas Louisiana maakohas peaks sulle üldse korda minema, pead sa lõpetama tehase vaatamise ja hakkama vaatama oma verandal olevat kasti. Tööstusharu hinnangute kohaselt veedab umbes 75–80% kõigist tarbekaupadest osa oma elust lainepapist karbis. Mõned allikad hindavad seda isegi kõrgemaks, mis tähendab, et papp ei ole lihtsalt pakend. See on kast, mis kannab peaaegu kogu füüsilist majandust. Televiisor sinu elutoas saabus ühes sellises. Samuti toidukaubad alustel, sinu auto sees olevad osad ja sinu ukse ette jäetud pakk. Kui see varustus katkestada, hakkad majandust pitsitama. Varjatud kulu on peidetud sinu iganädalastesse ostudesse. Pakendamine neelab toidu ja jookide hinnast korraliku osa, kuskil 8–15%, olenevalt tootest. Sageli moodustab see umbes kümnendiku sellest, mida sa poes maksaksid. $5 hommikusöögihelveste karbi puhul näeb sellest umbes 20–40 senti trükitud kartongile ja sisekihile. Nii et sa ei osta tegelikult $5 eest helbeid. Sa ostad umbes $4 ja 60 sendi eest helbeid, pluss pruuni karbi, mille sa viskad nädala jooksul minema. See juhtub iga päev sinu elus. See lihtsalt ei kajastu kunagi tšekil. Igal tootel, mida sa ostad, on pakendamise kulu hinna sisse arvestatud. Kui puipapp muutub haruldaseks, siis see kulu tõuseb ja keegi ahelas ei kata seda sinu eest. Tootja annab selle edasi. Pood annab selle edasi ja lõpuks maksad sina selle kinni. Mitte korraga, vaid siin-seal mõne sendi kaupa. Kuni ühel päeval tundub kõik natuke kallim ja keegi ei oska päriselt seletada, miks. Sa ei seosta seda kunagi sellega, et üks paberivabrik Georgias suleti. Just see teebki papist nii tugeva majandusliku signaali. Täpselt see juhtuski 2025. aasta jooksul.
nõudlus kukkus kokku, kuid papihinnad püsisid mitme aasta tippude lähedal. Tavaliselt, kui nõudlus nii järsult langeb, langeb ka hind. Siin juhtus vastupidine, sest tootjad sulgesid oma vabrikuid piisavalt kiiresti, et hoida pakkumist piiratud isegi siis, kui tellimused kadusid. Kast sinu verandal ei ole prügi, mis ootab prügiautot. See on ajamasin, mis laseb sul tulevikku näha. Ja see on võimalik tänu ühele jonnakale tõsiasjale selle kohta, kuidas tooteid valmistatakse. Kasti tellimused on teadaolev varajane hoiatussignaal. Need käivad tehase toodangust umbes 3–6 kuud ees. Toode ei liigu kohe. See saab alguse tehases. See pakitakse kastidesse. See laaditakse veoautodele ja saadetakse piirkondlikesse ladudesse. Sealt liigub see edasi väiksematesse jaotuskeskustesse ning lõpuks poeriiulitele. Esimesest kastitellimusest kuni hetkeni, mil see jõuab sinu koju, töötab see süsteem umbes 90–180 päeva pikkuse graafiku alusel. Kastid jõuavad alati esimesena. Praegu langesid USA kastisaadetised 2025 aasta 3. kvartalis madalaimale tasemele alates 2015 aastast. Teisisõnu, 10 aasta kasv kadus sisuliselt 1 aastaga. Kogu papitootmine vähenes 2025 aastal umbes 4% võrreldes 2024 aastaga ja langus ei peatunud sellega. See jätkus ka 2026. aastal, kus esimene kvartal näitas üht järseimat langust viimaste aastate jooksul. Kõikide suuremate tootjate puhul langesid igapäevased saadetised terve aasta jooksul. Tellimused ei aeglustunud, need peatusid. Ligikaudu pooled küsitletud karbitootjatest ütlesid, et nende tellimused on halvenenud. Tööstus valmistub avalikult veelgi raskemaks ajaks ülejäänud 2026 aasta jooksul. See ei ole üks halb kvartal, mida tugev pühade hooaeg parandaks. See on pikk allakäik ja see on nüüd kestnud piisavalt kaua, et tehased jäädavalt sulgeda. Varajane hoiatav signaal, mis tavaliselt ennustab majandust 6 kuud ette, on praegu 10 madalaimal tasemel ja näitab endiselt allapoole. Sellel hetkel ei ole tegelik küsimus enam see, kas füüsiliste kaupade majandus aeglustub. Küsimus on selles, kui kaua see on juba aeglustunud, samal ajal kui peaaegu keegi pole seda märganud. Siin tuleb mängu midagi, mida nimetatakse piitsahoobi efektiks. See tähendab, et väike muutus selles, mida ostjad teevad, paisub tohutuks kõikumiseks selleks ajaks, kui see jõuab tehasesse. Kujutage ette päris piitsa. Väike randmeliigutus ei paista käepideme juures peaaegu millegi erilisena, aga piitsa teises otsas käib tugev hoop. Just nii toimib nõudlus kaasaegses tarneahelas. Keegi pole selle eest kaitstud. Walmart ja Target sattusid pandeemiast välja tulles selle piitsa valesse otsa. Neil oli tohutult üleliigset laoseisu. Laod olid täis, sest nad olid tellinud liiga palju, kui nõudlus korraks kasvas. Nii tegid nad seda, mida iga jaemüüja sellises olukorras teeb. Nad tõmbasid uutele tellimustele pidurit ja veetsid kuid, müües maha olemasolevat kaupa selle asemel, et seda juurde tellida. Kui laoseis lõpuks tühjaks sai, ei täitunud laod enam sama tempoga ja selleks polnud keegi valmis. 2025 aasta augustis rääkis Walmarti tegevjuht Doug McMillan laovarude taastamise kuludest. Kui nad oma laovarusid taastama hakkasid, ütles ta, et need kulud kasvasid nädalast nädalasse ning ta ootas, et see surve ulatub ka 2025 aastasse. Kui isegi maailma suurim jaemüüja täidab oma riiuleid nii ettevaatlikult, ei piirdu see ettevaatlikkus ainult Walmartiga. See liigub mööda tarneahelat ülespoole kõigi tarnijateni. Laovarude vähendamise tsükkel on normaalne, see laheneb ise, kõik lihtsalt ootavad selle ära. Praegu toimub seisak, mis on kestnud kauem kui oodati. Poed vähendasid tellimusi järsult, et liigset kaupa ära müüa, mis sundis karbitarnijaid tootmisliine seisma panema, mis omakorda sundis vabrikuid teatama sulgemistest, mida nad enam kunagi tagasi võtta ei saa. Iga lüli reageeris üle veelgi tugevamalt kui eelmine, nagu piitsalöök, mis käib kogu ahela ulatuses. Sest kui tehas kord suletakse, see pole nagu pausinupu vajutamine. Sa ei saa lihtsalt vabrikut uuesti tööle panna, kui nõudlus taastub. Masinad võetakse lahti ja müüakse maha. Töötajad lahkuvad ja nad ei tule enam tagasi. Ja isegi kui nõudlus lõpuks taastub, siis tootmisvõimsus tavaliselt ei taastu. Seega süsteem ei taastu endisele tasemele. See seatakse madalamale. See teebki need kärped nii ohtlikuks. Kahju ei lõpe siis, kui aeglustumine lõpeb. See kestab edasi. Seda ei näe ainult Ameerika laadimistokid. See lämmatab maailma suurimat tootmismootorit. Hiina lainepaberi import langes 2025 aastal järsult, vähenedes jaanuarist novembrini aastases võrdluses 17,87% ja jõudes veits üle 2 miljoni tonni. See polnud ühekordne kõrvalekalle. Langus oli juba aasta varem alanud. Hiina impordib paberit, et teha papist karpe. Need karbid liigutavad kaupu, mis lõpuks jõuavad läänepoodide riiulitele.
nii et kui need paberiimpordid vähenevad, tähendab see väiksemat pakendamisvõimsust ja vähem tootmist, mis liigub läbi tehaste. Lõpuks jõuab vähem kaupa välismaiste poodideni. See ongi põhjus, miks see sulle oluline on. See ei ole mingi kauge lugu kellegi teise riigi majandusest. 17,87% langus tähendab vähem konteinereid, mis ületavad ookeani, mis omakorda tähendab väiksemat kaubavaru ja kõrgemaid hindu nendele igapäevastele kaupadele, mida sa harjumuspäraselt ostad. Aga see ei käi ainult ühes suunas. Umbes 10–15% USA papitootmisvõimsusest on mõeldud ekspordiks, kastidele, mis viivad Ameerika kaupu maailma laiali. Ja see pool on olnud selgelt surve all. Ekspordiks valmistatud voodripapp langes kogu 2025. aasta jooksul. Kaubandus aeglustub mõlemas suunas korraga ja papist kastid on üks väheseid kohti, kus topeltsurve ilmneb esimesena. Aga kui olukord tundub sünge, siis miks näib ametlik majandusuudistes endiselt täiesti korras olevat? USA SKP kasvas 2026 aasta esimeses kvartalis 2% aastas. Pealtnäha viitab see tervele ja kasvavale majandusele, kuid selles numbris peitub kaks asja. Esiteks jäi see tegelikult alla turgude oodatud 2,3% kasvule, nii et see polnud just võit. Teiseks põhines kogu kasv vaid kahel asjal, tohutul tehisintellekti kulutuste tõusul ja föderaalvalitsuse kulutuste taastumisel, mis juhtus ainult seetõttu, et eelmine kvartal oli sulgemise tõttu kokku kukkunud. Kui tehisintellekti buum ja valitsuse taastumine välja arvata, oleks esimese kvartali kasv olnud peaaegu nullilähedane. Majandus tervikuna ei kasvanud. Väike osa sellest kasvas nii jõuliselt, et vedas keskmise üles ja keegi nimetas seda keskmist taastumiseks. Eratarbimine aeglustas. See osa majandusest, kus tavalised leibkonnad ostavad tavalisi asju. Kodumajapidamistes säästumäär langes 3,6%-ni, mis on madalaim alates 2022 aasta oktoobrist. See tähendab, et leibkonnad jätkasid kulutamist ainult vähem säästes, mitte rohkem teenides. Kütusehinnad avaldasid juba survet sellele, mida pered said endale lubada ostukorvi panna. Nii ongi majandus selgelt kaheks jagunenud. Üks pool on tehnoloogia ja ehituse võimas tõus, mida veavad andmekeskused, kiibid, tarkvara ja föderaalraha väga suures mahus. Teine pool on kaupadega seotud majandus, kus enamik inimesi tegelikult elab ja töötab. See pool kahaneb pidevalt, täpselt nii, nagu kastide andmed juba aasta aega hoiatasid. See ongi põhjus ja see seletab, miks sa juba kodus survet tunned, isegi kui uudised väidavad, et majandus kasvab. Ametlikud numbrid ei valeta otseselt, aga nad varjavad tõde. Nad segavad kokku majanduslanguse ja tehisintellekti plahvatuse ning esitavad keskmise tulemuse nii, nagu see kirjeldaks sinu elu. See ei kirjelda sinu elu, see kirjeldab serverifarmi elu. Pealkirjad räägivad kasvust, karbid ütlevad midagi muud. Inimesed eeldavad alati, et kuld ei ole varajane hoiatus majandusliku katastroofi kohta. Tegelikult pole see seda kunagi olnud. Kuld on kindlustus. Asi, mida inimesed ostavad siis, kui oht on juba selgelt nähtav. Just sellepärast kipubki selle hind tõusma alles pärast kahju tekkimist, mitte enne. Selleks ajaks, kui kuld on juba kõikides pealkirjades, on löök tavaliselt juba antud. Papp on vastupidin. See liigub reaalmajandusest mitu kuud eespool, sest see on iga tootmis- või ehitusotsuse alguses. Ja praegu annab see ühe selge signaali. See pole tulevikuoletus, see on juba juhtunud. See ei pruugi olla üksainus dramaatiline krahh ühel hommikul. See on midagi aeglasemat ja raskemat. Pikk periood aeglast kasvu ja kõrgeid kulusid. Poeriiulid on hõredamad. Nende esmatarbekaupade hinnad, mida sa pead niikuinii ostma, püsivad visalt kõrgel. Kaupadega seotud majandus kahaneb edasi, kuigi üldine number püsib tänu tehisintellektile ja riigi rahale. Tavalise majapidamise jaoks tähendab see, et palgaga saab iga kuu natuke vähem asju osta. Keskmine Ameerika töökoht asub tõenäoliselt selles majanduse pooles, mis kahaneb. See buum, millest kõik räägivad, toimub hoopis mujal. Kästitootjad on juba oma otsuse teinud. Nad sulgesid oma vabrikud ja lasid töötajad lahti. Nad ei oota, et uudised kriisi kinnitaksid, sest nad näevad seda juba oma tellimusraamatutes. Hoiatusmärk seisab praegu su välisukse ees. Selle vaatamine ei maksa midagi ja seni pole see eksinud. Kui esimene lüli ahelas katki läheb, ei jää see sinna pidama. See liigub läbi tootmise, siis hindade ja lõpuks töökohtade, kuni mõjud ilmnevad kõikjal korraga. Siis hakkavad asjad ebamugavaks muutuma. Uuri välja, mis juhtub, kui kõik kokku variseb, vaadates, mis saab siis, kui USA majandus kokku kukub, või vaata hoopis seda.